Tere päevast ka minu poolt. Mul on hea meel siin sellise auväärse seltskonna ees olla ja tutvustada meie väärtuspakkumist, mis me oleme siis kokku pannud kohalike ettevõtjatega ja ka kaasanud sinna siis juba esiinimesed. Ja võib-olla jah see, et miks me selleni oleme ka jõudnud, et ühel vestlusel president Kersti Kaljulaidiga sai räägitud ja ma küsisin Kersti Kaljulaidi käest, et mida me peaks tegema, et siia investorid tuleks ja tahaks siia tulla. Ja ta ütles mulle väga selgelt otsa, et te peate ise pingutama, et ärge jääge ootama nüüd, et keegi tuleb teile siia midagi pakkuma, eks, et terve maailm on valla, et minge, pange see pakkumine kokku ja minge ise seda pakkuma, eks, et sest eks see tegelikult täna on, et hästi palju on seda, ka siin eelnevates paneelides on kuulda olnud, seda juttu on hästi palju, me kogu aeg räägime, head mõtted, eks, aga need mõtted nagu vähemalt mulle isiklikult vahest ja mulle need ei jõua äkki kuskile, et kuigi siin saalis on ka poliitikud, eks siin räägitakse väga tarka juttu, aga täna see konverents lõpeb ära, siis jääb jälle nagu elu seisma ja siis aasta aja pärast saame jälle uuesti kokku ja siis me uuesti räägime, et aga me peame ise hakkama jah tegutsema ja sellepärast me oleme siis sellise väikse mõtte nii-öelda paberile pannud, millega me tahame siis laia maailma minna, et siin, mis meil siis täna olemas on, et meil on tööjõudu, me ei räägi siis ainult Paldiskist või Lääne-Harju vallast, me räägime siis Harjumaast ja Tallinnast, eks. Meil on vabu krunte ja meil on olemas ka tegelikult juba energialahendused siin. Ja lisaks see Paldiski asukoht, eks, et meil on siin sadamad ja nii edasi, eks, et siin kohalikud on öelnud, arvestades seda, et mis meil siin kõik olemas on tegelikult, et meil on väga suur potentsiaal ja mõni kohalik on öelnud ka seda, et me peaks käima tegelikult Kullast tänavatel, et siis tegelikult siin on seda, mida müüa, et siia tulla, eks, aga me kuidagi ei jõua ikkagi sinna, kuhu me peaksime. Ja mida me siia kavandame, meil on millest mul isiklikult väga hea meel on, et elamuarendus on Paldiskis nii-öelda vaikselt lahti minemas, et siin tõesti aastaid pole uut elamuarendust olnud ja täna on meil 2 sellist suuremat arendust, mis siia Paldiskisse planeeritakse, millest ma natuke hiljem ka räägin ja ka siis üks väga põnev asi on siis ka hariduslinnak, mida me siia planeerime. Ja loomulikult need energialahendused alates siis sellest energiasalvest, eks täiendavad gaasielektrijaamad, päikesepargid ja nii edasi. Ja ma saan siin kohal ka kinnitada, et me oleme nendele kõikidele avatud, eks, et me ei ole kordagi võtnud seda seisukohta, et siia ei tule tuuleparke või siia ei tule seda, eks. Et me oleme kõikidele nendele uuendustele avatud, et kui meil kõikidele osapooltele siis sobib. See üks elamuarendus, mida me siis täna Lääne- või Paldiskisse planeerime, on siis sellise nimega nagu Taruküla ja tõesti see on kaua oodatud projekt, mis on täna jõudnud siis tehnovõrkude projekteerimiseni, et me loodame, et esimesed majad hakkavad sinna kerkima siis järgmise aasta jooksul. Ja see on oluline sellepärast, et kui me tahame siia investeeringuid, siis me tahame siia tööjõudu, eks, ja see tänane inimene tahab elada uues ja heas keskkonnas, eks, et me täna oma nende paneelmajadega seda me ei suuda ennast müüa, et see inimesed tuleksid. Ja järgmine teema, mis meil on laual, on siis Paldiski hariduslinnak, ka seotud väga siis investoritega, eks, et väga paljud investorid või inimesed, kes siia tulevad, nad vaatavad alati, et milline on see haridus, mida siin kohalikus siis koolis pakutakse või millisena koolimaja välja näeb. Ja täna me oleme jõudsalt liigume siis selles suunas, et me paneme 2 oma kooli kokku, Paldiski Vene põhikooli ja Paldiski ühisgümnaasiumi, sellest tekib siis järgmine aasta Lääne-Harju gümnaasium ja meie suur eesmärk on siis see, et nad kõik hakkavad paiknema siis ühes uues hoones ja kuhu me toome siis ka kokku kõik muud funktsioonid, et tekib selline korralik hariduslinnak. Ja mis on selle juures ka oluline, et meil on täna gümnaasium Paldiskis, aga me teame, mis on siis väikeste gümnaasiumide tulevik Eestis ja sellepärast me paneme ka siis sellest tuleviku
tulevikus loodavas gümnaasiumis rõhku just ka rakenduslikule poolele. Et me juba sellel õppeaastal avame seal siis koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga sellise merendusklassi ja ka IT on siis see, kuhu poole me liigume, et tõenäoliselt me võtame selle suuna, et siia tekib ühel hetkel rakenduslik gümnaasium. Aga milline see tööstuskeskus meil siis ühel hetkel siin Paldiskis välja hakkab nägema, et nagu ta pildid näete, selline ta olema saab, eks, et juba siin on näha ka siis seda kaid, mis selle aasta lõpuks saab valmis, multifunktsionaalne kai, eks, et üks väga suur ja oluline investeering Paldiskisse, aga nagu näha ka siit pildi peal, et siin on veel kuhu ja mida arendada juurde, ja võin siin veel kord kinnitada, et omavalitsus on nende arenduste suhtes hästi toetav ja avatud. Loomulikult on kogu selle pakkumise juures on siis ootused riigile, me oleme siis koostöös ettevõtjatega, koostöös EIS-iga need kirja pannud, et mida me soovime, mida me loodame ja tõesti, et see pakkumine ka täna või need punktid, mis on, et see ei ole lihtsalt see, et me nüüd selle tänaseks ürituseks tegime selle valmis ja siis lihtsalt niimoodi jääb, et sellega tuleb hakata tööle ja mul tõesti hea meel, et ka EIS on tegelikult väga meie poolt ja mõtleb meiega kaasa nendel teemadel, et mis on väga hea. Ja investorile, et mida me siis pakume tänasele investorit, kuna mul on aeg saab kohe otsa, siis ma ei saa väga detailselt seda hakata lahti selgitama teile, aga me näeme siin, et siin on investoril kuhu tulla, millega siin arvestada ja loomulikult see, et meie paneme omalt poolt väga palju rõhku sellele kiirele planeeringumenetlusele, et kui siin ka eelnevalt oli kuulda seda, et 20 aastat võtavad need aega, siis meie sellist joont siin kindlasti hoia. Et see, mida meie saame teha planeeringut ja seda me teeme seda kiiresti, eks ole, aga loomulikult on siin ka teised osapooled, on see riigi erinevad ametid ja nii edasi, eks. Aga tõesti selline 20-aastasest menetlusest meie puhul siin juttu olla ei saa. Ja see energiasalv, millest siin siis väga palju juttu on olnud, et tõesti meie vald, Paldiski linn ootab seda energiasalve siia. Juba see, et kuskil 10 aasta jooksul peaks energiasalv tooma siis 1–2 miljardit investeeringuid Paldiski linna, eks, et see on meie jaoks väga oluline ja seda enam ka, et siin on väga palju küsitud, et kuidas meie kogukond sellesse suhtub või mis see suhtumine on. Et see on valdavalt toetav ja üks oluline põhjus, miks siis see on ka valdavalt toetav on see, et arendajaga on siis sõlmitud kokkulepe, et nemad rajavad siis Paldiskisse kauaoodatud väikelaevade sadama, eks, et see on nii-öelda, me saame midagi väga käega katsutavat vastu sellele, nii et üleskutse kõikidele, kes saavad sellele nii-öelda projektile kaasa aidata, just ennekõike riigi poolt, eks, et siis palun tehke seda, et meie seda siin väga ootame. Ja ma saangi aru, et minu etteaste saab kohe läbi, eks, et see jätkub jah, aga teises rollis, aga tõesti ma ütlen veel kord ära, et see ei ole lihtsalt see, et me täna tegime selle asja siin valmis, et me hakkame sellega edasi töötama ja võib-olla on alati ka küsimus see, et kes seda protsessi siis tegema peab, et mina ise näen seda, et omavalitsus või vallavalitsus või vallavanem, tegelikult tema peabki olema nagu selline müügimees, müügiesindaja, et sa pead olema turundaja, müüja seda, et tänases olukorras, kus omavalitsused omavahel konkureerivad, kuhu need investeeringud lähevad või riigid, eks, et me näeme, et siin on kandev roll omavalitsusel, mis siis, et seadus nii-öelda seda meile ei pane, aga me näeme, et see on meie roll ja ka uuest aastast me hakkame panema selle rohkem tähelepanu. Aitäh teile!